Enn Laansoo, Elmo kaasasutaja on minu kõrval. No Elmo pakub rendiks igasugu ägedaid 4- ja 2-rattalisi sõidukeid, hübriide, elektriautosid. Miks peaks näiteks helistama elektrimootorratast või autot siis bensiiniga analoogile? Väga hea küsimus, et Elmo rendil on väga lihtne missioon pakkuda keskkonnasõbralikke kilomeetreid, et ma arvan, see on see, mida me soovime ise edendada, aga ma arvan, üks väga lihtne praktiline põhjus on sellel juures, et lihtsalt elektrisõidukil on ägedam kiirendus. Seda kindlasti. Olen ka ise seda kogenud Elmo sõidukis ja võin seda kinnitada. No tegelete aktiivselt ka kaugjuhitava auto tänavale toomisega. No kunagi me kõik vaatasime David Hasselhoffi Michael Knightina. No kui kaugel see nüüd tegelikult tänapäeval see reaalsus on, mida me tollel ulme seriaalis nägime? No Michael Knight oli juhtumisi umbes 30 aastat tagasi, et tehnoloogia arendamisel see on liiga pikk aeg, et jäädagi ootama, et täna Elmo rendis on kaugjuhitav sõiduki tehnoloogia valmis. Me oleksime sisuliselt kohe tänavale minemas, nii et me ei räägi enam kaugtulevikust, vaid me räägime olevikust, nii et me oleme valmis ja ma arvan, et me ei ole ainukesed maailmas, nii et tehnoloogiat on turuküpseid igal pool ja see on juba tänapäev. Mis see praegu see kitsendus on enne seda, kui see reaalselt tänavatele jõuab? Kui ma vaatan egoistlikult, siis ma arvan põhiline see, et meil ei ole piisavalt testkilomeetreid. Et tegelikult sellepärast me siin Pättelil ka oleme, et kui me ise oleme suutnud häkkida auto lahti, panna seda kaugelt juhtima, siis tegelikult testkilomeetritega tulevad kõik riskid välja, sealhulgas ka küberriskid. No ohutuid testkilomeetreid igal juhul teile.